põhimõtteliselt 12 tunniga tuleb siis selline hunnik. No muidugi siin külgede peal oli veits, aga noh, umbes täpselt. Ehk siis see kuradi angaar läheb siin no kui 24/7 nüüd töötab see siin siis 5-6 päevaga läheb see angaar täis siin. Õudne. Väga palju. Minu tänane ülesanne hommikul küsisin Peremehe käest. Kuidas ma täna kasulik saan olla? Siis tule siia. Siit pitti. Jäisin puhtaks. Ma olen siin igalt pidi harjanud. Ma kuradi ei viitsis näevata. Siit tegi puhtaks, vaata. Siin tegi puhtaks, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et ma nägin spray värvi. No kurat. Sprayter ja safety ju. Siin Austraalias on ju see safety, eks ole. Noh, nüüd on küll safe. Pain kuradi joone maas ja ongi kõike. Väga hea. No ma olen siin mingi 2-3 tundi tiksunud põhimõtteliselt. Natuke labida tööd teinud. Natuke tiksunud kõrridi tolmaks seal reisk. Ta ütles, et võib-olla tulevad mingid rekkad, võib-olla ei tule, eks siis ma vahin siin. Ei no, mis on siis? Tiip teeb tööd seal. Paneb seal järjest pakke ja mina ootan. Aga no selles suhtes ma ootan pigem siin ja vahin, kui see, et ma seal sees olen. Sest no siin on see, et keegi ei vahi, mida ma teen. Minul on siuke tööamet, et ma olen 2 päeva olen selle forka peal, 2 päeva olen loaderi peal ja siis 2 päeva olen lükata tõmmata supinoku. Eile ja täna olen supinoku, teen seda, mida öeldakse. Ehk siis Poola lits. Poola lits. Öeldi mulle, tule siia. Ma olen siin siis. Ma ootan. No kuradi võib sööma minna küll juba. Ei tea risk. Natuke vara. 10 minti tiksun veel. Noh, siis on hea küll ja siis võib süüa küll juba. Peremees. Vaata, mis mul jalas on. Mis see tähendab? Mandi, mis see tähendab? Lähme või? Lähme või? Lähme või? Kus sa lähed? Kus me lähme? Kus me lähme? Vaata, tossud on jalas. Mis me teeme? Lähme sinna või? Mis nüüd saab? Mis nüüd saab? Mis nüüd saab? Lähme jooksma või? Mida sa tõmbled? Vaata nüüd, noh. Davai, vaata nüüd. Hopp. Vaata kursi, võta ma lõug ära sealt. Lõs patsaan. Oota nüüd. Kuule, oota, paneme selle jooksu käima. Kuule, lähme nüüd. Kõrat, alguses sa ikka kuridi paned hooga ja tõmbad meid sinna. Esimesed kilomeeter 2, ta on ees. 3., 4. kilomeeter on kõrval. Viimane kilomeeter on taga. Kuradi ikka tõmbab mind. Kurra raun maha. Meil on 5 kilta joosta. Teate küll. Tule. Ei hakka kusele, jookseme praegu. Tule nüüd. Väike laps oli see. Ilus ema ka. Ma tean, et sulle meeldivad ilusad emad. Mulle ka. Kurat, ma läks ninast verd jooksma. Ei viitsi tagasi minna. Ansi talle. Lähme. Hopp. Tule. Teeme spordi ka või? Ei lähe linna taga enam. Võta rahulikult. Ära, kui meest alla ära tõmba mind. Meil on siin üks sild.
ja siit ära kurat loll oled üle lähme. Siit peremees joosta ei taha. Sa oled maru rahulikult. Tule. Mitu korda käin siin juba. Sa oled rahulikult. Tule nüüd. Korras on. Väike puhke hetk. Rahulikult saad hakkama küll. Väga hea. Ja, tubli oled. Hop, ja nüüd lähme. Vaat, kus on nüüd energiat partide järele. Ta on tegelikult, kurat mine, tegelikult on karjaloomal. Sest vaata tal saba ei ole. See ongi selle pointiga, et lehmad ja kitsed kõik talle varba peale astuks. Või saba peale. No kui täna saad kuidagi eriti väsinud. Kuule. Jah, ootab. Õpp. Pandi, võtame nüüd peissi üles. Viimane seeria koduni. Tule. Lähme. Tule. Vaat, kus pani ka kappama. Selline töö ongi. Haige värk. Ja käidki siin lihtsalt edasi-tagasi. Teed on normaalne. No, kui vihma sajab, praegu sajab vihma, eks ole. Sa oled kabiinis, eks ole. AC, eks ole. Palav on, siis on normaalne, aga suures pildis see töö on ikka päris siuke väga on üksluine ja päris siuke nüri töö, siis ütleme niimoodi. Aga noh, ei ole hullu midagi. Mul ongi see, et toon need pallid ära vaata. Või noh, need peil on nende nimi. Need, mis seal on, need ümmargused, need on modulid ja need on peilid. Toon ühe veeli ära, siis on siin mingi 2 minutit passimist. Ja siis on järgmise järgi. Ja selline töö ongi. Ja sellepärast ma eelmises videos ütlesin ka, et sa pead hakkama mult mingeid küsimusi küsima, sellepärast et no ma teen õnneks seda tööd 2 päeva. No ongi see, et meil on nagu 6 päeva tööl, 2 päeva vaba. Et praegult on täna ja homme Piip puhkab. Piip on kodus, siis teen mina Piip asemel. Et see on, Piip on selle peremees. Aga mina annan talle nii-öelda nagu puhkuseid, vabusi päevi. Vist oli mingi 250 kilo või? Või 200 kilo või? No põhimõtteliselt üle tonni on mul siin, kui ma tõstan. Tonni. Oli 250 kilo äkki või? No ütleme tonn 200, tonn 300. Kuule, ma pean minema. Sellepärast siin on see, et ega see tehas nii-öelda nagu seisma ei jää. Mina jänni ja siis näidatakse mulle näpuga ja kuna teid palju on nagu palju praegu juba.
ei ole, loomi on. Ma nüüd ootan, kuniks sealt üks pall veel tuleb, sest iga 40 sekundi tagant umbes tuleb uus pall. Eks mul on 40 sekundit aega, et siin seda manöövreid teha, siis ütleme niimoodi. Alguses oli väga kurid hirmus, nüüd on juba siuke, noh. Vahepeal võiks isegi kiiremini tulla, saaks kogu aeg midagi teha. Jälle see tagumine. Ja niimoodi käidki siin edasi-tagasi. Vaade ei muutu. Vahepeal lihtsalt sajab vihma, vahepeal paistab päike. Öösel tehakse ka seda tööd on ja. Niimoodi ongi, laen 5 tükki ritta. Õne. Siis alustan uue reaga. Üksteise peale 5 tükki. Ja lõpetan niimoodi, noh. Siuke löövata. Aga noh, ma ei tea, palju forgamehed Eestis palka saavad. No nii palju ka kindlasti saa. Ma arvan, see on ka 3 korda ikka rohkem siin Eesti forgamehest raha või. Ma rekkat maha laadisin, see oli nagu põnev. Sest midagi muutus vaata. No muidugi iga päev rekkaid maha laed, siis on ka muidugi. Ega siin muud ei olegi. Käidki lihtsalt edasi-tagasi siin. Ja vahid. Sellepärast ma ütlesingi sulle korrat, et küsimusi on vaja, mul pole milleski rääkida. Mis siin veel on? No vahepeal siin peab mingid kotid lähevad katki, vaata siin näha ka vaata, et mõned kotid on siin natuke katki, vaata. No see ei ole midagi, mõned on siin natuke hullemad ka. No mis seal vahet on? Kui liiga hullusti on, siis peab kotti vahetama ja vahepeal lähevad need, see lint läheb katki, siis peab seda linti vahetama ja. Aga suures pildis on siin vahtimine. No mõnus, ma vahepeal käin ennast venitamas siin ja siis teab pärast ongi mingi minut 2 on nüüd vahtimist. Kuigi mul palle ju on seal, võiks juba minna. Tunni pärast on jälle lõuna. Selles suhtes aeg läheb nagu mul läheb kiiresti siin. No pigem läheb kiiresti, mitte päris, aga pigem läheb kiiresti. Ma ei tea, kus Piibul on, kui Piif 6 päeva järjest seda tööd teeb. Siis kuradi, vahepeal kuradi zombi äkkida või. Ega see betoon ka siin kõige siledam jälle kuradi hüppab teine. Ja siis siin on niimoodi, et üle 1 peab panema nii-öelda nagu teistpidi justkui. Sest ega sealt vist ei tule nii-öelda need täpselt ruudud või. Ja ongi kõik räägitud, mis siin teha on. Nii ongi. Mul on tegelikult see, et ma veits loodaks, et see... No vahepeal seal läheb midagi katki, vaata, siis on nagu pikemad paus. Mul on see kojamees siin. Ta peetis veits. Ta ei tee nii, nagu ta tegema peaks, siin ma näen. Siin on see traat on natuke lahti, et muidu mul pole aega teha, see mul 5 vinta läheb ikka selle peale, aga siis on korda tapu majas mõelda, siis keegi tuleb karma, kui ma neid palle sealt ära ei võta. Selles, et sellise porkaga ma pole kunagi sõitnud, kus see nagu muidu tavaliselt on see, et siin on need kõrdi kangid. Aga sellega on tegelikult nagu algus oli väga harjumatu. Aga nüüd on tegelikult nagu mugav ja siin on see ka, et
parem pedaal edasi, vasak pedaal tagasi. Ja esimest korda tahtsin pidurit vajutada. Kohe tagasi. Aga no selles, et see on ikka mugav. Algus oli üld, et korrad, kes see teeb niimoodi. Muidu peaks seda kangi vaata vajutama edasi-tagasi, aga see on nagu mugav asi. Ära harjud, siis on nagu mugav. Ja muud ei olegi. Praegult on need kuradi päris paljud kotid on, ma ei tea, kas mina teen midagi või väga paljud kotid on lihtsalt katki. Õmblus on sitt või mis jama on. Päevas tuleb umbes 900 vist oli või? 900 palli. Või noh, arvuta siis. Iga 40 sekundi tagant. Ja nädala sees on meil 10 tundi, nädalavahetustel 12 tundi. Nädala sees 10 tundi. Fuck raisk. Ja liiga ülikooli matemaatika juba või? Tegelikult on 6. klass vist või? Ma pärast arvutan. Peast ma ei tule. Peast ei tule. 10 tunni jooksul 900 palli ja 12 tunni jooksul 1080 palli. 10 tunni jooksul käin 150 korda niimoodi. Ja 12 tunni jooksul 180 korda. Voi vidan! On ikka kuradi eluraisk. Mis sa veel elult tahad? 150 korda käin edasi tagasi siin. Aga vahepeal siin, no praegu täna on terve aeg jooksul. Vahepeal siin Piip ütles, et eile või üleeile 3 tundi passis siin, et see ongi see, et kui seal džinnis siis midagi nii-öelda untsu läheb, kas tekib mingi väike säde on kuskil või siis lihtsalt mingi masin annab otsad veits või peab parandama midagi, siis on lihtsalt kõik seisab ja siis no sellepärast siin ongi mõnus. Et sulle ei anta siis mingit, et mine pull cotton või mine chip feed, vaata. Et sihukest asja ei ole siin, et see ei ole nagu päris farm, see on ikkagi nagu valge inimene töötab ikkagi siin. Et kui sul palli ees ei ole, siis noh, ja oleks oma seda pakat siin puhastada, aga see ongi sinu tööala. Sa teed ainult seda, mitte midagi muud. Selles on siin nagu mõnus. Teine päev selle Forka peal, aga siin ongi praegu tegelikult see, et ma ei tea, mis nad seal tehases teevad. Aga praegu on see, et nad vahepeal kontrollivad mingeid masinaid. Ja siis ma lihtsalt vahin siin, vaata. Ootan neid palli sealt. Enne passisin pool tundi. Nüüd passin jälle tõenäoliselt mingi pool tundi. Lihtsalt istuvalt sellepärast ongi siin nagu mõnus see, et kui siuke passimine on, siis sul ei anta mingit muud tööd. Sul ongi see, et sinu ülesanne on võtta need kuradi pallid sealt ja viia siia kuradi ritta panna. Ja kui palli ei tule, siis ootad. Ja ongi kõik. Nendele, seal on üks rekka ka seal taga. Et nendel vendadel, kes neid rekkad laevad, neil on samamoodi. Kui rekkad tees ei ole, siis lihtsalt vahivad. Muidugi neid rekkaid praegu väga palju käi. Muidugi nüüd varsti peaks hakkama käima, sellepärast, et seal on 2 rida veel. Ja siin on 8 rida on neil tehtud. 8. Sest umbes 24 tunniga läheb 2 või 3. Pigem 3. Näete, nüüd kuulen. Seemned hakkasid liikuma sinna. Nüüd kohe hakkad pallid tulema. Sellepärast muksele tegin lahti ka. Eile ma tegin... No eile ma arvan, et ma tegingi mingi 900 palli viisin ära. Päris prets teed mõelda. Aga jah. Aga nendel vendadel, kes neid rekkaid lähevad, vahepeal on niimoodi, et no tegelikult enamasti praegu nad on kogu aeg passinud, aga nüüd neil hakkab vist see, ma arvan, et täna kolmapäev võib-olla järgmisest nädalast äkki või siis selle nädala lõpust juba hakkab see ralli neil pihta, kus tuleb sul, nad ühte rekkat laevad mingi tund pool. No nii, mul on nüüd see 2 päeva seal Forka peal tehtud, Piip on nüüd puhanud. Nüüd ma olen loaderi peal. Ootan neid rekkaid. You're good to go, Barry. Kui need rekkad sisse tulevad, siis nad kaaluvad ennast. Ja siis seal see kaalupiiga
tema räägib nendega, siis ma teangi, kas ta tuleb või ei tule või kus ta tuleb. Siin ongi nagu, ütleme siis 3 erinevat rekat põhimõtteliselt. Üks on see, mis toob neid palle, eks ole, üks on see, mis läheb seemneid võtma ja üks on see, mis võtab nii-öelda neid kuubikuid. Nii, seal on pallid peal. Vaadame, kus ta läheb. Ta läheb sinna. Peremees läks sinna poole. Ta ütles, ta võtab selle maha. Kõrrat võttis endale siukse rekka, kus on ainult üks rida peale. On suslike. Mulle andis suurema. See töö on natukene mõnusam. Kuigi ta ütles, et täna tuleb palju neid rekkaid. Aga mul on siuke tunne, et ma ei tea, kuhu need pallid mahuvad, sellepärast neid palle on nagu väga palju siin. Kus me paneme see? Raha on nii palju, et... Kurat, mis ma teen seal ukse peal? Ma seisan, mul on 2 rekkat panga ees. Mehed juba tõstavad kaste maha raisk. Ei ole kuskile panna. Kontod on ju, kurat, kõik kontod on siin platsi peal täis. Arved on teie, kontod on täis. Kõige keerulisem asi, mis selle loaderiga on see, et vaata, kui ma ta üles tõstan, umbes niimoodi lähen sisse. Ja kas sa näed neid forka, seda otsa või? Ma pean kuskilt siit niimoodi vahtima, et ma näeks seda ora tippu siis nii-öelda kuskil siit pean vahtima, et see on kõige halvem. Ma ei tea, kas sellel JCB-l näeb seda otsa või mitte, aga sellel igatahes seda otsa väga hästi nagu ei näe. See on Komatsu. Ja see on aeglane ega raisk. JCB-d on natuke paremad. Minu ülesanne on täna rekkatelt palle maha võtta. Ja kui rekkaid ei ole, siis vahid. Oled farmis? Rekkaid ei ole, mene sinna siis. Ole nii kaua seal. Tee seda. Nii ja naa asi. Mulle muidugi meeldib kogu aeg midagi teha. Oleks midagi nagu normaalselt teha. Normaalset tööd mulle meeldib teha. Aga kui nii-öelda tuleb justkui nagu see puhke hetk, sa antakse sulle mingi jama töö, siis sa oled küll see, et okei, ma teen siis järgmine kord aeglasemalt. Siin on niimoodi, et kui sa teed selle nii-öelda rekka kiiresti ära, siis sa saad lihtsalt rohkem puhata. Või hilge raske töö muidugi. Rekkatelt loaderis istuma. Aga ikkagi saad lihtsalt nagu vahtida kauem siis, kui sa nii-öelda teed oma töö kiiremini ära. Oleneb muidugi palju neid rekkaid tuleb, kui tuleb palju rekkaid, siis ei puhka. Aga ma tõsiselt ei tea, kuhu nad need pallid panad. Peremees ütles mulle, et õpi mäpp pähe. A, B, C, D, ei, D-d ei olegi või? Väljaku peremees ütles ka, et sa saad tunni palka. Võta rahulikult. Ja see on jällegi nagu... Ja kui aeglaselt teed, siis kuradi paneb ka pistuleid, vaata. Kas sa kurat maante peale mingi rekka on seal? Tule siia, ma tahaks midagi teha juba. Alguse karjumatu pole mingi nädal aega seda tööd teinud. Esimene rekka on tehtud. Vaatame, kuidas sai sirgelt ka või? Ei saa miska. Aga kus mul need järgmised on? Ma ei pala vastu raisk.
rekka raisk. Ja kiire. Aga need rekkad ikka on siin raisk. See oleneb sellest ka, et kust nad neid kuradi palle toovad. Kui nad toovad siit lähedalt kuskilt, siis on kurat käed-jalad tööd täis. Aga nüüd kuskil kaugel lähevad, noh, siis nad peavad 3 tundi läheb neil aega, et tagasi tulla. Ühe rekka teed ära. Kurat, mu siuke tuleb üksi. Peremees teeb ka midagi, mu siuke tuleb üksinda, kui need tabletid nagu. Mis kell on? Aga käi, smok on näha küll, võib tõmmelda. Läheb aeg kiiresti või? Tegin just peremehega tiiru peale. Vaatas mu töö üle. Sest noh, tegelikult täna ma olengi esimest korda olen nii-öelda nagu niimoodi, et mul kedagi kõrval ei ole. Et nagu täitsa üksinda. Vaatas üle, ütles keep up the good job. Kõva värk, kuradi porkajuht, loaderijuht, mis sa veel tahad? Sai küll, jah. Sest on siin näha, vaata, et eelmine mehed, kes on pannud, ta on teinud väikse vimka sisse. Ja siis ma üritasin sirgeks panna ja ma isegi tunnen, et ma sain hakkama ka. Smokers! Nüüd on smokersi aeg. Kell on seal maal, et võib süüa küll juba. Vahepeal tuleb väike näpukas. Tuleb siia kõrd. Paska siia risk. Peidame siia ära siis, peremees sõidab siin. See on see, kui võtad. Näed, ei võta liiga vara välja, võtad. Hakkad vingerdama, kui välja võtad. Siis võib igale pool seda valget manti minna. Sisse peab kõik mant jääma. Võt õige. Kõik mant peab sisse jääma. Siis tuleb hea. Siis tuleb raha. Perkele! Ei, siin on valmis katki läks. No kurat, ma võtsin küll õiges kohas kinni ja kurat. Tässä niimoodi. Kile läks katki. Süütu kile läks katki. Peremees tuleb siia. Ma ei tea, mis nüüd saab. Aga mis ikka saab? Kurat, täna on jõle tihe graafik. Need rekkad on kuskil siin lähedal kogu aeg. 7 rekkad, 7 erinevat rekkat. Kuradi raipad iga 2 tunni tagant tulevad. Ma arvan, et ma olen 10-st. Täna on 12 tundi teen täna. See ongi see, et siin väljas teed 12 tundi nädala sees. Seal sees teed 10 tundi nädala sees. Miks? Sellepärast, et mingi elekter on odavam. 5-9-ni. Elekter vist kallis. Ma arvan, et ma olen 12 tunni jooksul, kui ma selle päeva lõpetan. 10 tundi olen rekkaid laadinud, maa laadinud. On normaalne. Aeg läheb maru kiiresti. Selles suhtes ongi see hea, et kui ma teen erinevaid asju, siis kui iga päev siuke päev oleks, siis see kuradi loader viskas ka ikka sai hoobi. Aga kui ma nüüd 2 päeva panen agu siin, normaalne, ei ole üldse probleemi. Aga seda vaatasin ka, et kui ma laadisin esimese rekka maha, siis mul oli mingi
23-24 minutit. Praegu ma ühe korra vaatasin, mul oli 14 minutit. Ja 14 ongi siuke maks suhteliselt. Aga ne vaata, läksin liiga enesekindlaks, ühe palli tegin korrad katki ka reisk. Sisse panin, juba teadsin, et on vale. No, oleks pidanud välja võtma. Aga võt, kumm läks katki. Eriti jama. Noh, hea juttu reisk. Nüüd on jälle see nädal on jälle lõpule jõudnud mulle, eks ole, need on 6 päeva on ja töö, noh siis ütleme, ei ole 6 päeva on jälle tööl vaata ja olen jälle selle kuradi võka peal, ehk siis ongi siin kogu aeg sama asi, iga päev justkui erinev töö, aga justkui nagu sama same but different, eks ole. Ja vaata, siin see igatahes siin on see tüke pask, see tehas, mida nii-öelda see Cottoni džinsis on ja tema teebki siukest asja, et ta võtab selle pasa, võtab ära seal Cottoni sees ja ta võtab need seemned seda kuuri oled ka näinud, eks ole. Ta ongi tõoda selle pasa, pask tuuakse siia, selles on põhimõtteliselt ongi komposti hunnik justkui siis. No muidugi see väga naturaalne kompost ei ole, vaata selles mõttes, et sinna Sottoni sisse läheb seda fentanüüli ikka päris normaalselt. Selle džinni ülesanne ongi see, et no praht ära võtta ja siis seemned ära võtta ja siis praht tuuakse siia, tehakse mulda ja ongi kõik. Suures pildis ma olen sulle kõigest juba rääkinud. See, kui palju see, no meil on see, need pallid on põhimõtteliselt täis. Palle rohkem väga ei mahu, noh nii palju mahub, kui see džinn ära korjab. Aga põhimõtteliselt on plats täis ja seal platsi peal on see oli 27 või 28 000 palli. Ehk siis see tähendab seda, üks pall maksab umbes täpselt 4 tonni, $4000. Sest ühest pallist saab 400 ruutu ja üks ruut on $400 kuni $600, midagi taolist. Ehk siis ütleme, noh, jämedalt on ütleme $4000, ehk siis umbes täpselt praegu platsi peal on seal mingi $100 miljonit. Ja üks perremees ütles, et 3 korda läheb see plats justkui nagu täis, ehk siis $300 miljonit käib sealt läbi. Ma mõtlen, et rohkem. Kus mu raha on? Kõik kontod on täis. Esimest aastat tehakse sellist asja, et nii-öelda see džinn ei tööta siis 5-9. Sellepärast, et 5-9 on elekter kõige kallim vist midagi taolist. Või noh, siis inimesed kasutavad elektrit kõige rohkem ja see raive võtab normaalset elektrit. Siis 5-9 on see kinni ja praegu on väga palju äpardusi. No põhimõtteliselt iga päev vähemalt, no ma arvan keskmiselt iga päev on see džinn korraks ikka pausi peal, midagi juhtub sellega, sest džinn on mõeldud sellele, et ta käib 24/7 kogu aeg käib lihtsalt, sest eelmised aastad on olnud niimoodi. Ja praegu jumpsib, praegu oli mingi väike tulekahju ka seal kuskil ja sellest mina saame palga kätte, aga kui see niimoodi jääbki jumpsima, see tähendab seda, et see hooaeg liigub nagu edasi. Mina sõidan oma traktoriga 7 kilomeetrit tunnis. Vett on mul veel, on küll vett. Ja on kõik. Sellepärast ma ütlesingi, et no nüüd on see on siis teine video sellest farmist ja 2 videoga olengi sulle kõik ära rääkinud põhimõtteliselt. Ühte asja põhimõtteliselt pole näidanud sulle, kuidas seda, kui need rekkad tulevad, et kuidas ma seemneid laen. Mõtle, mis ma veel teen, mida ma sulle pole näidanud. Ja siis ongi, jah.
üks asi on veel sulle näidata ja siis mul on kõik sulle näidatud, mis siin nagu toimub ja ongi 4 kuud ongi siukest tööd. Eelmine video läheb nüüd 5 päeva pärast üles, kui küsimusi ei ole, siis tead, et Krõška on, ei tulegi videosi rohkem. Nii et ise tead, mina tean seda, et mina süüdi ei jää, on kõik. Ma tean, et siin mina süüdi ei jää, on kõik, ongi kogu muusika. Good, come on. Good to come on. Good to come on. Okei, pallid.